Tere kuulama uudiseid, stuudios Rohke Develak. Valitsuses on laual ulatuslik maksumuudatuste kava, mis vabastaks nii juriidilised kui füüsilised isikud kohustusest makse maksta. Kursi muutus käib koos plaaniga saada ülevaade ettevõtete ja eraisikute pangakontodel toimuvast. Ettevõtted ja töötajad ei peaks enam peatselt makse maksma, kui Maksuametil on ülevaade kontodel toimuvast, võtab amet ise kontolt vaja mineva summa ja inimene ei pea ennast üldse maksuteemadega vaevama. Tema ülesandeks jääb vaid piisavalt teenida, et riigil oleks mida kontolt võtta. Kui midagi enam ei ole võtta, saadab Maksuamet kohe ergutuskirja, kus märgitakse, et inimene või ettevõte võiks usinam olla. Ja laiemalt, Riigimetsa Majandamise Keskus on korraldanud riigihanke, millega soovitakse kõrgtehnoloogilist lahendust looduslikult mitmekesise Eestimaa säilitamiseks. Kui hange õnnestub, siis saab lähema paari aasta jooksul inimene endale RMK kodulehelt tellida 3D-prillid, mille ettepanemisel on Eestimaa erinevaid lageraielanke võimalik näha raiumise eelses staadiumis. Alates sellest aastast filmitakse enne raiumist kõik metsad üles ja pärast on võimalik neid metsi 3D-prilli kasutades kena meeleolu saavutamiseks ja endides ilus vaadelda. Metsamajandus on ka saanud oma vajaliku toorme ja kõik oleksid rahul. Nende metsade juures, millised on juba kadunud ja milliseid ka enne ei õnnestunud filmida, kasutatakse kaadreid filmidest tuulte tahutud maa ja olemise ilu. Kaasaegne tehnoloogia võimaldab säilitada metsadest saadava positiivse emotsiooni ka siis, kui neid metsi enam ei eksisteeri. Kui teenus inimestele meeldib, siis saab seda müüa ka teistesse Euroopa maadesse, kus metsi enam ammu olemas ei ole, märgib RMK vastavas arengukavas. Ja valitsuse teateid. Valitsus on pärast põhjaliku nõupidamist otsustanud esialgu kuuks ajaks puhkusele minna ja tagasi tulles vaadata, kas asjad on ehk iseenesest korda läinud. Senine praktika, kus riiki püütakse juhtida tööd tehes, ei ole ennast õigustanud ja asjad lähevad mitmes tegevusvaldkonnas allamäge. Kui puhkuselt tagasi tullakse, otsustatakse, kas kannatab uuesti tööle hakata või minnakse puhkusele tagasi ja siis juba 2 kuuks. Puhkuse ajal valitsuse liikmed tööd teha ei tohi, kaasa arvatud rahandusminister, kellel on keelatud ka intervjuusid anda. Värske uuringu kohaselt tuleb ümber hinnata alkoholijoobes roolist tabatud inimeste riskikäitumise põhjused. Uuring on toonud välja tõsiasja, et kaua kestnud seisukoht, et inimesed istuvad purjus päi rooli, ei vasta tõele. Rooli istutakse sageli kainena ja hakatakse jooma alles seal. Meie liiklus on selline, et see lihtsalt ajab jooma ja kainane, julgeks paljud juhid reede või pühapäeva õhtus Tallinn-Tartu või Tallinn-Pärnu maanteed üldse ette võttagi. Või kui võtavadki, siis poole tunni pärast tehakse ikkagi sätungites korrektuurid. Kuna hirm aina kasvab, siis tuleks Riigikogu liikluskomisjonis arutada kohustusliku alkoholijoobe kehtestamist autojuhtidele, et sõitmine ei oleks nii hirmus kui praegu, seisab uuringu lõppraportis. Eetris olid uudised.